olen Merelle, olen Biomarketi kaupluse juhataja olnud peaaegu 2 aastat. Mina olen Lisette, olen kaubapaigutajate tiimijuht ja Biomarketis töötanud circa aasta. Klienditeenindaja on minu meelest ettevõttes üks võtmeisikuid, sest tööle tulles tuleb tööl kohal olla ja tegeleda paljude asjadega korraga. Üks kõige olulisemaid ülesandeid on minu meelest klienti märgata tema ootuseid. Tihti tuleb läbi erinevate küsimuste esitamise välja selgitada kliendi vajadused ja läbi viia ka kassatoiminguid. Märgata tuleb ka oma ümbrust ja interjööri. Me peame kindlasti poodi korras hoidma, koristama, puuvilju sorteerime mitmeid kordi päevas, teeme mahakandeid ja poe kaupade paigutus on üks klienditeenindajate ülesannetest ja see kattub tegelikult ka päris palju ju kaubapaigutajate tööülesannetega. Jah, et kaubapaigutaja peamine tööülesanne ongi loogilise ostukeskkonna loomine, mida oleks ka siis silmal hea vaadata. Et kaup peaks olema kaupluses kiiresti ja lihtsalt leitav ja iga asi omal kohal ja õige hinnasildiga varustatud. Kaubapaigutaja töötab müügisaalis ja on siis valmis alati kliendi küsimustele ka vastama ja kui vastata ei oska, et siis kaubapaigutaja peaks suunama siis kliendi müügikonsultandi juurde, kes siis tunneb kaupa paremini ja võib-olla on nagu laialdasemalt teadmisi saanud. Rohkem kogemust lihtsalt võib-olla ka toodete koha pealt. Ja töökeskkonna poolest klienditeenindaja töötabki poes, see, mis on meie teine kodu. Peamisteks töövahenditeks kaubapaigutajal on eelkõige loogiline mõtlemine ja kiired käed ja toetavad ka kindlasti töö tegemist kaupade vastuvõtmiseks skänner, laoprogramm ja majandustarkvara. Klienditeenindaja töö puhul ka üks kõige klassikalisem töövahend kassasüsteem, millega me tehinguid läbi viime, aga meil on ka veel hulga erinevaid programme, mida me kasutame oma töös. Näiteks hiljuti me võtsime kasutusse ühe ajajuhtimise programmi, mida me kasutame, et oma rutiinseid tegevusi edukamalt või siis järjepidevamalt läbi viia. Et see on väga suureks toeks tegelikult. Just, et ülesanded on silmade ees kogu aeg, mida on vaja teha igapäevaselt. Ja Biomarketi puhul üldse suureks plussiks on see, et ettevõte on nagu avatud erinevatele uutele programmidele ja me katsetame ja proovime kogu aeg selliseid uusi lahendusi läbi ja leiame nagu võimalusi, kuidas olla töötajatele toeks siis, et nende töö igapäevaselt sujuks paremini. Aga ütleme, klienditeenindaja puhul üks kõige olulisemaid töövahendid tegelikult on selge pea ja rõõmus meel. Kaubapaigutaja töötab erinevates biomarketites, töö on hästi vaheldusrikas ja rutiinist aitab välja murda ka igas kaupluses olevad erinevad kliendid ja pidevalt täienev sortiment. Et alati igapäevaselt peaaegu on midagi uut jälle sortimendis ja midagi juurde õppida. Kliendid, teil on muidugi see ka, et te liigute hästi palju, et sisuliselt saate käia paljude teiste erinevate poodide vahel. Klienditeenindajate töö puhul, tegelikult võiks öelda, et see on rutiinne töö, sest me näiteks igal hommikul alustame samade ülesannetega, aga samas ei ole mitte ükski päev tegelikult eelmisega samasugune, et kliendid on väga erinevad, situatsioonid on väga erinevad, et tuleb lihtsalt endal olla avatud uutele olukordadele ja mingit rutiinitunnet tegelikult siis ei teki. Klienditeenindaja töö käibki graafiku alusel, töötame poes koha peal ja graafikuid tehes juhataja arvestab üldiselt soovipäevadega, et tegelikult on meil väga mänglevad graafikud klienditeenindajatel, et paljud töötajad on näiteks õpilased, kes päevasel ajal on ju koolis ja saavad tööle tulla alles kas õhtusel ajal või mingitel kindlatel päevadel. Ja kaubapaigutajate puhul on siis hommikune vahetus,
tööpäev algab üldiselt 9-10 aeg ja vahel lõpeb 2-3 aeg ja mõnikord läheb ka pikemalt kella 5-ni näiteks tööpäev. Aga nädalavahetused on samas üldiselt vabad vist ja, just, olnud, et kaubad väga ei liigu jah nädalavahetused ja et siis ka kaubapaigutajad puhkavad. Kaubapaigutaja tööd saab teha osakoormusega ja hommikuses vahetuses. Vanus nii väga isegi rolli ei mängi, et inimene peab ise lihtsalt tundma oma seda füüsilist võimekust. Peab olema valmisolek füüsiliseks tööks, pidevalt päev otsa siis jalgadel seistes ja et see on natukene ka trenni eest tegelikult see kaubapaigutaja töö kindlasti. Klienditeenindaja töö puhul tegelikult on sisuliselt sama lugu, et sa pead olema valmis püstiseismiseks ja füüsiliseks koormuseks. Ja sellist head silma peab olema, et väljapanekuid tehes ja riiuleid korrastades, et oleks ka endal hea vaadata neid riiuleid, mida me klientidele kokku paneme. Et samamoodi vanus tegelikult ei ole oluline selle töö puhul, sest kõik erinevad oskused on õpitavad. Et pigem on see inimese iseloomus ja tahtes kinni, kui sa tahad õppida, sa teed kõik ära, kui sa ei taha, siis sa ei tee. Et oskuseid saab alati juurde õppida keeleliselt samamoodi, et me peame suhtlema küll erinevates keeltes, aga kui sa ei oska ühtegi keelt, siis sa saad õppida alati juurde, sortimendi tundma samamoodi. Kaubapaigutajate puhul mängib siis rolli see erinevatesse tiimidesse sulandumine, et kuna me peame töötama kõikides kauplustes, et siis me peame olema hästi avatud ja oskama sisse sulanduda siis erinevatesse kollektiividesse, et see võib alguses päris keeruline olla, aga samas kui need nüansid on kõik juba teada, et siis läheb ajaga aina kergemaks. Minu meelest on tegelikult töökollektiiv või tiim üks kõige olulisemaid asju üldse, et see on nagu teine perekond, teine kodu, kus sa töötad täiskohaga, sa oled nii suure osa ajast tööl ja sa pead seal kuidagi ennast mugavalt tundma, ehk siis samamoodi nagu perekonnaski, sa võib-olla sulle ei meeldi su tiimi liige nii väga, aga sa ikkagi pead austama tema sellist olemist ja isiksust ja sellest arvesse võtma tema isikuomadustega, et tiimi läbisaamine on väga oluline, selline puhas õhk, et sul oleks mugav olla seal. Et samamoodi kui kaubapaigutajad tulevad meie tiimi, et me võtaksime teid sama soojalt vastu, nagu ta oleks meie üks suur perekond. Biomarket on turul tegutsenud juba 16 aastat ja meie ettevõtte missiooniks on muuta ökotooted kättesaadavaks, loomulikuks ja igapäevaseks. Läbi vahetoodete tarbimise muutub inimene tervemaks ja seeläbi ka õnnelikumaks. Üks osa meie sortimendist on ka pakendivaba kaup, mida on võimalik osta kaaluga ja kas siis oma kaasa võetud anumasse või siis korduvkasutatavasse paberkotti. Ja paistab, et see on tõusev trend. Kuna meil on üsna väike ettevõte, siis tegelikult sellist üksteisega suhtlemist ja kontakte on väga palju. Klienditeenindajad räägivad oma juhatajatega poes sisuliselt igapäevaselt, aga me teeme ka vestluseid omavahel, et meil on iga kuu vestlused, kus saab läbi arutada siis vajadusel mingid veakohad või siis vastupidi rääkida oma tugevustest. Et kogu ettevõte tegelikult sisuliselt teab, kes kus on, kõik teavad üksteist ja see on minu arust väga hea selline omadus, sest oma tugevustega võib väga kiiresti ju silma jääda, nagu sina jäid. Koolitustest rääkides, siis üks olulisemaid koolitusi on kindlasti uue töötaja koolitus, mis kestab ju terve päeva kontoris, nii et uus töötaja näeb kohe ära kontoritöötajad, nende erinevad rollid, neile tehakse selgeks, kelle poole pöörduda, kui mingi mure on mingi konkreetse asjaga. Et sa kohe nagu elad sisse, saad inimestega tuttavaks ja üldse suur rõhk on uute töötajate sisseelamisel, tehakse palju vestlusi juhatajaga ja alati saab pöörduda ka personalijuhi poole, kes
toetab. Jah, just. Klienditeenindaja puhul kindlasti üks oluline isikuomadus on suhtlemisjulgus, mis peab olema, et ei tohi karta suhtlemist, aga ka selline rõõmus meel, mis võiks alati olla selline positiivne hoiak ellu. Et kõik oskused on juurdeõpitavad. Kaubapaigutajate puhul on samamoodi, et selline korrektsus ja täpsus peaks nagu olema, aga samas kõik on nagu õpitav ja tuleb tööga. Igapäevaselt, iganädalaselt on neid positiivseid nupuvajutusi või kuskilt mingisugune impulss tuleb, mis paneb silma särava. Aga on ka tagurpidi, et sa pead jälle mõtestama ümber, et äks natukene kehvasti või selline negatiivne emotsioon, kuidas sellest jälle üle saada. Aga see on nagu järjepidev ja väga tihe, et siin ei olegi sellist ühte momenti võib-olla välja tuua eraldi. Ja tooks kaubapaigutaja töös on see, et kuna iga päev pead erinevasse poodi praktiliselt minema, et siis on juhtunud see, et sa lähed lihtsalt valesse poodi, siis sa mõtled, et miks kedagi ei ole või et kus see kaup on ja siis vaatad graafikut, et ma pidin hoopis teises linna otsas olema täna, et sihukest asja mul on ühe korra juhtunud endal. Mina ütlen omalt poolt seda, et tee head ja siis tuleb hea sinu juurde ka tagasi. Anna alati endast parim ja siis märgatakse. Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.